Nii, tere ilusat märtsikuud, et ma panin siia lillekesi, et oleks ilus märts. Tulbid on nagu märtsikuud tähistavad hästi ja naistepäev ja ilusad punased. Ma mõtlesin, kas võtan kollased või punased, seal oli erinevaid värve. Algul mõtlesin, et võtan kollased ja siis vaatasin, ei, ma võtan ikka punaseid. Nii, ja tänase loo pealkiri on Sa ei pea võitlema. Milliseks tahaksid sa oma elu luua? Kui tahad endale suhet, siis õpi selgeks, kuidas saada endale soovitud suhe. Pekki, mul tuli praegu kohe meelde, saad sa aru, mingi mees kirjutas mulle eile. Kirjutab mingi Veiko. Ma ei tea üldse, kes ta on, nagu pilti polnud, mitte midagi, hakkas lihtsalt rääkima. Aga noh, mulle nagu nii kirjutavad, vaata kõik seoses selle oomegaõli ja inimesed kirjutavad, nad näevad, millega ma tegelen ja siis vahel kirjutavad, et kuidas ma seda saan ja kas see aitab selle puhul. Ja siis ma mõtlesin samamoodi, hakkasin suhtlema takka. Aga see ütleb, ei, tema otsib endale ikka kaaslast. Ja siis ma natukene rääkisin takka, siis proovisin nagu kuulata, vaadata, mida ta. Aga siis ma ütlesin, et kell on nii palju, kell 10, et ma lähen magama. Aga see selleks, aga mul tuli sellega kohe meelde. Ma juhendasin üht kursust, kus osales 3 naist, kes kõik olid oma elus olnud mingil määral edukad ja rääkisid endale suhte soovimisest. Ma ütlesin, te tüdrukud peate endale leidma rikka mehe, kellega abielluda. Ütlen teile, kuhu selleks minema peate ja kuidas seda teha. 6 kuud hiljem teenisid nad kõik oma töökohal rohkem raha. Olid täiesti õnnelikud üksi elades ja nautisid elu täiel rinnal. Miks? Sest ma olin andnud neile loa abielluda rikka mehega. Rikkaid ei ole. See mees kirjutas mulle kohe, mul on maja. Esimene kriteerium, mul on maja Pärnumaal. Nad olid võidelnud faktiga, et nende emad olid käskinud neil abielluda rikka mehega. Kui neil enam sellega võidelda ei tulnud, võisid nad ise valiku teha. Kui te tüdrukud ei soovi abielluda rikka mehega, siis leiategi abikaasaks vaese mehe, kelle peale paratamatult vihaseks muutute, sest tal pole piisavalt raha. Meil on kombeks fikseerida oma mõtted sellele, mida enda arvates peaksime saama või saama ei peaks. Me arvame, et kui sellele sihile keskendume, suudame lõpuks midagi teoks teha. Kui ma pakkusin neile naistele välja, et nad võiksid abielluda rikka mehega, ütlesin ma. Olete kõik loonud võrratu keha. Teil on kaunis nägu ja te olete väga intelligentsed. Olete ehtsad trofee naise kehastused. Miks siis mitte minna ja manipuleerida mõnda meest teie tahtmist järgima? Kas nad abiellusid rikka mehega? Ei, nad läksid ja lõid endale ise oma elu. Nad suutsid seda teha, sest ei näinud enam rahaka mehega abiellumist kui midagi valet. Selle asemel, et muuta ekslikuks oma emade tahtmine, et nad abielluksid rikka mehega, ütlesid nad. Kas ma võin seda teha? Küllap vist. Hea küll. Aga kas ma ka soovin seda teha? Millise valiku tahaksin ma täna teha? Mitte ükski neist ei abiellunud rikka mehega, sest seda nad tegelikult teha ei tahtnud. Nad tahtsid hoopis ise oma elu luua. Nad tahtsid endale sellist suhet, mis ei nõuaks neilt endalt lahutamist kellegi teise heaks. Eesmärgiks on lähtuda valikutest ja mitte töötada vastu sellele, mis võiks sinu jaoks võimalik olla. Sest tahad tõestada, et sinul on õigus või keegi teine eksib. Tõestamine ei ole valik. Kuidas siis jõuda sellisesse punkti, kus sul oleks valik? Oled veetnud kogu elu millegi vastu võideldes, nii et selle mõtteviisi olematuks tegemiseks võib minna pisut aega.
aga võid aidata seda kiirendada, esitades järgneva küsimuse, kui sul neid valikuvõimalus puuduvad. Kelle või millega ma täna võitlen? Kui sa võitled, ei lähtu sa teadlikkusest. Mis tahes põhjusel võitlemine tähendab alati teadlikkuse puudumist, sest millegi nimel või vastu võitlemiseks pead sa kõrvaldama igasuguse teadlikkuse, mis ei ühti sellega, mille poolt või vastu sa võitled. Seda on näha kõikjal. Kogu oma elu jooksul olen ma mõelnud teiste tehtud valikute ja küsinud, miks inimesed küll midagi sellist valima peaksid. See on täiesti arulage. Nende tehtud valikud polnud minu jaoks sugugi loogilised. Kuid minul oli endiselt romantiline arusaam, et armastus saab kõigest võitu ja lõpuks laheneb kõik iseenesest. Mul oli enesepetlikud vaatenurgad, et kõik muutub paremuse poole, kuid nii ei läinud. Ma vaatasin üha uuesti ja uuesti, kuidas inimesed tegid valikuid, mis ei muutnud nende elu kaugeltki võrratuks ega imeliseks, vaid hoopis viletsaks. Ja siis püüdsid nad enda jaoks õigeks teha fakti, et nende elu oli vilets. Nad ei öelnud iial, teate mis, mu elu on vilets, ma ei kavatse seda enam teha. Selle asemel ütlesid nad, mis seal ikka, ma tegin valiku, seega pean ma tehtud valikuga leppima. Kuidas oleks, kui küsiksid hoopis midagi sellist? Millise valiku ma tegelikult teha tahan? Soovitu palumine. Naised on valmis seksima selleks, et suhet luua ning mehed on valmis suhet looma selleks, et seksi saada. No täpselt. Enne seda oli veel üks mees, hakkas mulle seal, mis asi see, Instas kirjutama. See oli siis, kui ma kodus olin, see oli reede õhtul jälle, kõik hakkavad õhtul millegi pärast kirjutama. Ta oli näinud mu seda pilti, vaata selle kutsikaga ja siis oli laikinud seda seal ja siis kirjutab, et kui vana sa oled, siis mul oli nagu, mis see siia puutub nagu. Ta ei osanud kuidagi juttu alustada, vaata. Ja hakkas rääkima, rääkis ja ei näidki väga palju aega, ütles, kas seksi annad? Seksida. Kohe otse küsin välja, seksi saab või? Ühesõnaga, jah, aga et umbes, et ma küsin otse välja, ma olen otse kohene, aga et see pole nagu et esmatähtis ikkagi on see inimene ise ja lõpuks, kui ta mingi aeg olin ära takka rääkinud, vaata, siis ta küsis, et millega ma tegelen, siis ma rääkisin tervisliku toitumisega ja siis ta küsib mu käest, et kas praekartul on ka tervislik toit? Ühesõnaga jutt läks edasi ja siis lõpuks ma tüdisin ära, et seal hakkasid juba lollid küsimused tulema ja siis vaatasin, et ei. Ja siis saatsin minema. Aga seks on jah kohe, küsib ära kohe, kas seksi saab. Muidu oli jutt kohe niimoodi, et ma tulen kuu lõpus, see oligi veebruari viimastel päevadel, jah, reede. Laupäeval oli vist esimene, jah. Et ma tulen kohe kuu lõpus nüüd Eesti ja kas sa võtad mu enda juurde, kas ma kondoomid ka kaasa võtan? Täiesti. Kui sa mõtled aina, et tahad suhtelt midagi sellist, mida sisimas tegelikult ei taha, siis loodki seda midagi edasi ja suhe ei toimi, sest tegelikult sa seda midagi saada ei soovi. Kui see, mida sa suhtelt tegelikult tahad, oleks sinu silmis vale ning sa selle päriselt omaks võtaksid, oleksid sa valmis endale seda paluma ja looksid olukorra, mis toimiks nii sinu kui su partneri jaoks. Näiteks on palju selliseid mehi, aga ka mõningaid naisi, kes oleksid täiesti rahul sellega, kui mõnikord sulle külla tuleksid, sinuga seksiksid ja seejärel lahkuksid. Kui sina seda samuti soovid, siis lihtsalt ütle, lausu selgelt, mida tahad. Ma olen väga tänulik,
et sa minu vastu huvi tunned, aga mind huvitab eelkõige just selline suhe. Kui see sinu jaoks sobib, võime uuesti kohtingule minna. Kui mitte, siis olgu peale ja head aega. No ja, ütlesin ka head aega. Tee oma kavatsused selgeks ja lase siis teisel inimesel kasutada oma valikuvõimalust. Meil on tavaks hoiduda küsimast seda, mida tegelikult tahame. Selle asemel, et see välja öelda ja siis teisele inimesele valik anda. Tegelikult on heatahtlikum väljenduda selgelt, sest see avab uksed suuremate võimalusteni teie mõlema heaks, kui olete piisavalt vaprad neid võimalusi proovima. Tein teab seda omast kogemusest. Ta ütles, kord olin tuttav ühe tüdrukuga ja minu vaatenurgast seisnes kogu meie suhe lõbusas seksis alati. Kui tema kodulinna sattusin ning see oli minu jaoks suurepärane, kuid tema vaatenurk ei ühtinud minu omaga. Mul polnud lihtne koguda julgust selleks, et öelda talle, mis minu jaoks tegelikult sobiks. Ma teadsin, et pean seda tegema, sest ta oli hakanud saatma selgeid signaale selle kohta, et tahab tõsisemat suhet. Seega ütlesin ma talle, mõistan täielikult, et tahad tõsisemat suhet, aga hetkel see minu jaoks ei sobi. Mina arvasin, et meie suhes seisneb lõbutsemises ja seksis, nagu alguses kokku leppisime. Seega lähen ma nüüd minema. Kui tahad, võime ka edaspidi koos lõbutseda ja seksida. Aga tema ütles ei, ma ei taha seda teha, kui sina pole valmis minuga suhtesse astuma. Ja mina vastasin, hästi, suur tänu sulle. Ja ma lahkusin. Ta oli järgmised 3 kuud mu peale solvunud ja vihane. Mõistsin seda täielikult, sest tema arvas, et oleme tõsises suhtes, aga mina ei öelnud olukorra selgitamiseks midagi. Umbes 3 kuu pärast meie lahkuminekut helistas ta mulle ja ütles. Tahtsin sulle lihtsalt teada anda, et kuna sa tegid enda jaoks sellise valiku ja mulle kõike seda ütlesid, avasid sa minu jaoks uksed, mis võimaldasid mul mõista, et võin ka iseenda jaoks valikuid teha. Tean ka seda, et minust on täiesti loomulik endale suhet tahta. Tänan sind väga, sest olen seni mänginud haiget mängu sinu ja kõigi meestega, kellega olen kohtamas käinud ning nüüdsest ütlen ma otse välja, mida neilt tahan. Tüdruk on sellest ajast saadik oma elus enda jaoks üha rohkem valinud. Soovitust ilmajäämine. Sa oled pidevalt valinud midagi sellist, mida enda arvates elult tahad, aga oled ebaõnnestunud selle saamises. Ja siis oled arvanud, et sinuga on midagi viltu. Kuidas see sinu jaoks ka toimib? Kui tunnistad endale, et sinu soovitu erineb sellest, mida elult tegelikult saad, siis võid küsida, mispärast ei saa ma seda, mida enda arvates tahan? Mida sellist ma küll ei ole või ei tee, mis muidu võimaldaks mul saada seda, mida tahan? Alati on olemas midagi sellist, mida sa olla või teha ei taha ning see takistabki sul saamast seda, mida enda sõnul ihkaksid. Nüüd on aeg esitada küsimus. Hästi, kas ma seda tegelikult saada soovingi? Kas seda ma tegelikult oma elult ihkangi või valetan ma endale? Praegu tuleb sul endaga olla keerutamata aus. Pane tähele neid kordi, mil lõikad ära oma teadlikkuse, et millegagi puhtalt pääseda. See strateegia ei toimi mitte kunagi. Kui tahad midagi muuta, pead esmalt omaks võtma, tunnistama ja tunnustama seda, mis tegelikult toimub. Kui tihti valid sa täpselt samasuguse suhte, otse kui ootaksid iga kord midagi teistsugust. See on üks valdkond, kus pead endaga keerutamata aus olema. Tore küll, ma valin muudkui ühte ja sama valet inimest. Miks küll nii? Sa valid seda valet inimest, sest võid nõnda olla kindel, et ei satu temaga suhtesse.
kas ma valin vale inimese, sest ei taha tunnistada, et armastan valet liiki inimesi või valin ma vale inimese, sest ei taha tõesti endale teadvustada, mida teen. Abivahend, milline on ta voodis? Siin on üks abivahend, mis võib luua tohutu muutuse sinu teadlikkuses seoses sellega, mida sa suhetelt valid. Vaata lähemalt seda inimest, kellest sa huvid ning heida pilk tema maailm. Esita järgnev energeetiline küsimus. Milline oleks ta voodis? Seejärel muutud sa teadlikuks kõigest, mida see inimene on valmis tegema suhte loomiseks. Kui oled valmis nägema, milline oleks keegi voodis, siis tead, milliseks kujuneb sinu suhe selle inimesega. Lasin ühel naisel seda abivahendit kasutada tema laste peal. Küsisin naiselt, mis tunne oleks sul oma tütrega voodisse minna? Ta ütles, ma ei teeks iial midagi sellist. Ma laususin, ei, lihtsalt ütle mulle, mis tunne oleks temaga voodisse minna. Ja ta vastas, ta oleks täiesti enesekeskne. Minul poleks tema jaoks mingit väärtust ja ta meelsamini ei tahaks minuga mingit tegemist teha. Kõik keerleks ainult tema ümber. Siis küsisin ma, ja milline on teie kahe vaheline suhe? Ema kostis, tegelikult kirjeldaks see ideaalselt ka meie suhet. Ma küsisin, ja milline oleks voodis sinu poeg? Ja naine vastas, tema keskenduks minu eest hoolitsemisele, mulle tähelepanu pööramisele ja minus erilise tunde tekitamisele. Ma küsisin, kas see erineb kuidagi teie kahevahelisest suhtest? Ei, vastas ema või tema. Ta muutus tänu meie vestlusele teadlikuks sellest, mida oleks vaja teha, et muuta suhet oma tütrega. Enne polnud ta lihtsalt suutnud seda nähagi. Seks aitab kirjeldada seda, kuidas sa reaalses vastuvõtmisega toime tuled. Kui mõistad, et inimene osutub enesekeskseks ja isekaks ega tunne sinu vastu huvi, siis on probleem inimese vastuvõtmisvõimes. Eelmises näites mainitud naine pidi alati oma tütrele kõike andma. Tal polnud enda suhtes mingit vaatenurka. Ta ei suutnud endaga arvestada seoses ühegi asjaga, mis sisaldas ka tema tütar. Kui ta mõistis, et enesekesksus ei aidanud tema tütrel muutuda paremaks inimeseks, lõpetas ta endal lubamast oma tütrega nõnda edasi suhelda. Ta hakkas ütlema, ei, ma pean sinult ise vastu võtma. Sina pead mulle andma. Ma nõuan seda sinult kohe praegu. Tänu oma valikule muutis ta tütre selliseks inimeseks, kes nii andis kui ka võttis, selle asemel, et ainult võtta. Kui ema oleks lasknud oma tütrel ka edaspidi ainult võtta ja võtta, oleks tütar muutunud väga õnnetuks ja manipuleerivaks inimeseks. Nüüd on ta tõeline silmatera. Temast on saanud väga tubli noor neiu. Pean siia jätma katki, sest uskumatu aeg on saanud läbi. Et ma panen selle nüüd seisma. Et tänaseks on loetud kõik. Head aega!